Tulite just värskelt lavalt, et millised on esmased emotsioonid? No Leigal on alati väga tore mängida. Siin on sellised omamoodi, need olud on muutlikud ja seab väikse väljakutse see mängimine siin, aga üldiselt on väga mõnus. Olete ka varasemalt siin olnud, et kuidas te kirjeldaksite, kuidas on see festival aastatega muutunud, kuidas olete muutunud teie? Noh, eks ma olen siin ise ka päris palju selle aasta kava tegemise juures pidevalt olnud, et me oleme Tiiuga seda nagu koos arutanud kogu selle aasta kava. Et selles mõttes mul on nüüd raske öelda niimoodi, kuna ma olen ise nii selle aasta kava tegemise juures, et kuidas see nagu eelmise aastaga võrreldes, aga mulle vähemalt tundub, et läheb järjest paremaks. Tegutsete kõik ka eri projektides, et kuidas erineb teiste inimestega koos musitseerimine koos perega? No perekorraringis võib-olla ma ütleks, kontserditel on väga nagu tore mängida, sellepärast sa tunnetad nagu inimesi ja tead nende mõtteid ja et võib-olla siis proovikulukorrad ei ole nii kerged. Samas teinekord võib-olla värskendav mängida ka teiste inimestega. Siis tuleb uusi ideid ja uusi mõtteid. Aga üldiselt on jah niimoodi, et ega algus, kui kellegi teisega mängima hakata, siis on hetkeks selline tunne, et peab hakkama järsku näitama, et millal alustada ja millal edasi minna, et omadega on niimoodi, et lihtsalt mängid ja siis teised reageerivad kohe kaasa. Mis on teid hoidnud just sellises klassikalises suunas ja ei ole teid viinud kaasa massimuusikasse? Ma arvan, et keegi isegi otseselt väga mõelnud selle peale, et kõigil on lapsest peale seda asja klassikast muusikat õpetatud ja meile, ma arvan, kõigile see meeldib piisavalt palju. Eks tegelikult saab tehtud ka igasuguseid projekte, et ega saa nüüd öelda, et oleks ainult klassikalist muusikat mängiks, et selles mõttes kõiksugu džassi ja just eile õhtul oli meil tšelloansambli ja Kadri Boorandiga kontsert, Kadri lood ja 6 tšellot ja selles mõttes, et niisugune nimi nagu klassikaline muusika, see on mõnes mõttes klassikaline muusika tähendab põhimõtteliselt Mozartid või Beethovenid, aga sinna alla kuulub tegelikult nii palju kõike, et seda nagu niimoodi raamidesse panna, et tegelikult põhimõtteliselt me ikkagi mängime praktiliselt kõike ja ka väga palju igasuguseid ka oleme popartistidega koostööd teinud päris palju. Kui teised inimesed vabal ajal kuulevad Järvisi, siis mida kuulevad Järvid vabal ajal? Teisi. No selles mõttes, et mina näiteks kuulan küll igasugust muusikat, näiteks David Bowie'st ja kuhugi džassini. Mina samuti, et väga värskendav on kuulata absoluutselt igasugust muusikat. Üldiselt kui keegi midagi väga hästi teeb, selles mõttes seda puhamismuusika žanris on, kui sa näed, et inimene oskab ja ta on nagu südamega asja juures, siis igal juhul on see äge, et olgu ta mis muusikastiil tahes. Kelle esinemisest te ise Leigol ootate või soovitate publikul vaatama minna? No selles mõttes ma arvan, et siin tulevad kõik huvitavad kontserdid, et põhimõtteliselt meil tuleb juba täna on siin suur Pärdi kava, natukese aja pärast astume üles tšelloansambliga ja homse päeva alustab Arsise kellade ansambel, mis on samuti väga huvitav kooslus. Ja siis sealt edasi meil on veel üks gala, kus me mängime igaüks ühe loo ja selle lisaks tulevad veel meie isa, ema ja 2 venda ja siis õhtul muidugi loomulikult Mozarti Jupiteri sümfoonia, ooperigala ja fantastiline Mozarti reekviem. Aitäh teile!